Need ei ole pildid, kus juures internetis, need on meie juhtumid, et te saaksite aru, et need on päriselt... Need on meie juhtumid, meie üürnikud. Inimene läbis kõikvõimalikud filtrid, sai üürnikuks, aga midagi ta elus juhtus. Tavaliselt, kui sellist asja juhtub, et me ei taha teid hirmutada, et iga süüri suhtes nagu lõpeb kohe nagu korteri lagastamisega, need on pigem erandid ja nendes erandites tegelikult kõige huvitavam asi on just see, et inimesel, et kõik need juhtumid, mis me praegu oleme näidanud, seal ei olnud finantsilist probleemi. Seal tekkinud psüühikahäired juba üüri keskel. Kõik need juhtumid, et kuskil oli pool aastat, kuskil oli 1,5 aastat, kõik oli hästi, üürileandja on vahepeal käinud kontrollimas, kõik üürid olid laekunud õigeaegselt ja pärast midagi inimese elus juhtub, kas see on karjääri lõpp, kas see on abielulahutus, mis iganes, aga need asjad, mida ei oska tegelikult ükski taustakontroll ei tuvastada, ei ennustada tulevikus, sest inimese elus võib igasugust asja. Ja see võib olla, et 2-3 aastat on kõik on ideaalne, ja siis 3 aastat ja 1 päev enam ei ole. Ka minu üürisuhetes oli niimoodi, et 2 aastat mul oli üürnikuga kõik hästi ja lõppes nõudega, ma ei mäleta, 4,5 või midagi sellist.